Ma unistan, et oleks tantsukogukonnal oma kohtumispaik. Võib-olla see võiks olla mingi tantsusaal, mis oleks 24/7 ainult tantsukunstnike käes, kus nad saaksid teha proove või filmiõhtuid või koos kulka taotlust kirjutada või niisama hängida. Ma unistan, et tantsukunstnikud saaksid töö eest õiglast tasu, et kõigil tantsukunstnikel oleks tervisekindlustus, sest nende töövahend on keha ja kui see läheb katki ja sul ei ole tervisekindlustust, siis on väga raske. Ma tahaksin, et unistan, et kunst oleks rohkem väärtustatud ühiskonnas. Ma unistan ruumist. Ma unistan, et mul oleks alati sobiv ruum, kus oma ideid jagada. Ma sooviksin, et seal oleks publik, kes mõistaks ja hindaks seda, mida me teeme, ja unistan üldse sellest, et erinevad kunstivormid suhestuksid ja teeksid tantsuga koostööd. Aga et võib-olla ma unistan siis sellest, et ma saaks olla eluaeg tantsukunstnik. Et see oleks võimalik siin sellises maailmas, kus me elame. Kui tantsuõpetust soodustatakse rohkem üleüldiselt tantsimist, ütleme, et olekski tantsuõpetajad saaksid riiklikult palka, inimestele, ka täiskasvanutele oleks tantsutunnid tasuta, see olekski nii-öelda ühiskonna loomulik osa, et me saame kokku ja käime tantsimas ja mitte isegi niimoodi, et ma selle sümboolset 3 eurot maksan, vaid et ma tean, et on ruumid ja kohad, kus ma olen kehana oodatud. Tantsukunstnikuna ma unistan sellest, et mul oleks rohkem tööotsi, mis toovad minu jaoks kokku liikumise, tantsu ja näitlemise. Ja hea näide sellest on selline amet nagu kehadramaturg. Ja samuti ma unistan sellest, et mul oleks üks oma stuudioruumike, kuhu ma saan ükskõik millal minna sinna harjutama, niisama liikuma ja miks mitte kutsuda ka oma loomingulisi sõpru. Tahaks juba, et tantsukunsti hakataks varasemast lastele tutvustama, et minna lastega teatrisse vaatama kaasaegse tantsulavastust, et juba näidata mingit paari tantsuklippi kuskil. Ma olen unistanud, et äkki oleks meil nagu mingisugune tantsuteater, selline tantsukompanii, mis on täitsa tegev kompanii, täitsa tegev teater, et oled seal palgal ja palju eriilmelisi inimesi, lavastajaid käib sealt läbi ja et igaüks jõuaks arusaamiseni, et oma heaolu ja tervise eest vastutan ikkagi eelkõige ainult mina ise, mitte keegi teine. Usaldada, uskuda, teha seda, mis parasjagu hing ütleb, et sa tahad teha. Ja lahendused ja võimalused on olemas.